Kuidas sa selle aastaseid pressivideo konkurssi osalenud töid kommenteeriksid? Sel aastal oli kokku 27 videot, mis jõudsid hindamisse ja tase oli väga ebaühtlane. Oli tõeliselt suurepäraseid, oli tõesti professionaalsel tasemel tehtud dokumentaalfilme sisuliselt, mis paraku kõik nendest ei jõudnud isegi hindamisse mitte, sellepärast et tegemist ei olnud nii väga ajakirjandusega meie hinnangul. Aga oli ka lühivorme, niisuguseid kiireid, särtsakaid, niisuguseid selgitavaid videoid, mida tegelikult ma julgustaksin järgmistel aastatel osalejaid veel ja veel tegema, et kui neid lihvida, siis nendest saaks nagu väga palju paremat teha. Aga üldine keskmine tase oli suhteliselt okei, et mida ma tõstaksin esile oli see, et päris palju oli väga pikkasid videoid, et meie ajakirjanikud ei olnud nagu lugeja aega väga säästlikult suhtunud. Et oli häid ideid, oli head tehnilist teostust, tempot, sisu, kõike, aga igalt poolt oleks saanud minuti, 2 sekundi, 10 koomale tõmmata ja lugeja oleks ainult võitnud sellest. Okei, aga kas on veel mingeid soovitusi äkki järgmiseks korraks? Mida ma isiklikult väga soovitaksin, et mõtelda sellise keerulise ja raske žanri peale nagu uudisvideo tegemine. Et uudisvideoid oli, niisugused ajakajalisi, isegi oli päris nagu oligi uudisvideos. See oli, ilmselgelt seda on keeruline teha. See on töömahukas, ta nõuab ette planeerimist, seal võib olla ajasurve, aga ma innustaksin ikkagi tegema neid, sest et see väärtus on seal tugev, et sellest kasutaja saab sellest aru, et see on nagu lahe. Ja muidugi, mida ma veel soovitaksin, et investeerige toimetajatesse, et hea, tugev toimetaja, kes mõnikord võib-olla ülekohtuselt lõikab sinu suurepärased kaadrid või suurepärase jutu välja, et see tuleb kasuks tegelikult. No mulje oli üldiselt väga hea, et kui ma võrdlen näiteks mingisuguse 5 aasta taguse ajaga, et milliseid videoid siis tehti ajakirjanduses, siis kindlasti tase on kõvasti tõusnud. Et on näha, et kaamerad on muutunud kõvasti valgustundlikumateks, nii et enam ei olnud niisugust pimedat pilti, aga muidugi, kus siiamaani on arenguruumi kõvasti videooperaatoritel on operaatori töö, et ikkagi hästi palju oli sellist kaameraga edasi-tagasi heebeldamist, et see kaader ei kippunud ikkagi paigal seisma, niisuguseid suvalisi tõmbeid, et seal oleks nagu arenguruumi. Siis toimetamise poole pealt, mis jäi silma ja mida vist kõik žürii liikmed tõid ka välja, oli see, et videod olid liiga pikad, oleks kindlasti saanud kärpida, et soovitaks võib-olla autoritel panna omale kavapunktide kaupa kirja, et mis on need kõige olulisemad punktid selles videos ja siis proovida need nagu ära täita ja siis vaadata, et kõik see, mis üle jääb, et kas see ikka on vajalik, eriti kui see võib-olla ei ole ka visuaalselt väga apetiitne. Siis üks selline üsna oluline arengukoht on see, et väga vähestel videodel oli olemas algus. Et kohe algas pihta, kui ei hakanud arvuti audio võib-olla veel kohe mängima, siis pidi juba tagasi kerima, sest juba keegi midagi rääkis, juba midagi toimus, et igasugune intro oli puudu. Vahel oli olemas lõpp, aga tihtipeale ei olnud sedagi, et me ei teadnud isegi, kes see autor on, kes see monteerija on, et ei tasuks olla tagasihoidlik, sest et ajalehe juures võib-olla inimene mõnikord ta vaatab ka ainult seda videot, et ta seda teksti ei loe, nii et siis ta ei saagi teada, et kes need autorid üldse olid. Ja võib-olla selle autori positsiooniga võiks ka natukene julgem olla, et tulla ise kaadrisse, teha stand-up, et see kindlasti tõstab seda interaktiivsust ja paneb rohkem kaasa elama ja hoiab vaatajad siis ka rohkem ekraanil. Et kui sul on ikka seal 18 minuti pikkune video, et siis peab midagi tõeliselt loomingulist välja mõtlema, et inimene tänapäeval viitsiks vaadata 18 minutit ühel teemal tehtud lugu. Ja siis
ma arvan, et võiksid olla ka erinevad kategooriad järgmisel aastal võib-olla, kui seda pressivideokonkurssi uuesti korraldatakse, mida kindlasti tehakse, sest et päris raske oli hinnata niivõrd erinevaid töid, et meil olid siis kuni sellisest paari minuti pikkusest toidu jagamise klipist kuni siis näitlejatega tehtud 20-minutise dokumentaalfilmini, kus taga oli produktsioon ja oli kindlasti rohkem aega seda teha kui mingisuguse tavalise päevalehe videoreporteril oma klippi tegema minnes on. Et jutt on siis Levila tööst, kuidas ma vihkama õppisin või kuidas ma õppisin vihkama. Et see oli väga hea töö, paistis teiste hulgast silma, aga oli väga raske seda hinnata, sest et lihtsalt kategooria oligi hoopis teine, et tegemist oli sellise lavastusliku dokumentaalfilmi ja mitte siis otseselt ajakirjandusliku videolooga. 3 nominendi seast kõige ajakirjanduslikum oli kindlasti Vene diplomaadi salajane COVID-i vaktsiini saamine, mille oli teinud siis Holger Roonemaa ja see oli kindlasti kõige uudislikuma väärtusega. Seal oli tehtud väga palju tööd. Ajakirjanikul oli väga hea informeeritus, et ta teadis olla selles Ida-Viru keskhaiglas õigel ajal. Oli videooperaatoril piisavalt julgust, et filmida kaadrit, mida ta tegelikult ei tohtinud filmida telefoniga. Siis oli seal kasutatud ka videograafikat, mida me tegelikult nendes töödes väga palju ei näinud. Ja see oli piisavalt huvitav, et ta põhjendas täiesti minu jaoks ära oma pikkuse ja väga hästi oli tehtud siis Holgeril see intervjuu õega, kes siis mõtles aina välja uusi vabandusi, ta nagu keerutas ennast pidevalt rohkem sisse, et miks see diplomaat ikkagi siis selle vaktsiini sai. Nii et terviklik lugu olulisel teemal ja lugu ka, mis paljastas mingisuguse tõe, et selles mõttes väga hästi tehtud ja kindlasti väärib nominatsiooni. Ja Kirill ja Aleksander paistis minu jaoks silma eelkõige selle poolest, et siin oli kujutatud Vene kogukonda, mis on tugev pluss, et seda tehakse. Et kaamera ette olid siis toodud niisugused Vene pätipoisid, keda kindlasti ei ole väga lihtne kaamera ette saada, et nad vabatahtlikult sinna ei tule. Siis, mis meeldis, oli ajakirjaniku inimlik lähenemine, et ta suutis Kirilli ja Aleksandriga kuidagi siis samastuda, minna nagu nendega ühele pulgale, et nad rääkisid seal naistest omavahel ja siis Sander isegi mõnikord naiivselt küsis, et kust te need maskid saite, et Prismast või, et kuidagi ta väga hästi tunnetas ära selle võtme, millega nende noormeeste südamed lahti muukida ja see oli tõeliselt imetlusväärne, et minu arvates see toimetaja töö siin küll väärib kiitust või see autori töö. Ja siis samuti Sander Punamäe relvakool, et hästi tehtud graafika, jällegi graafikat, kui me kohtusime, siis me kohe hindasime seda kõrgelt, sest et väga vähe kohtusime. Ja saime ka siis teada, et mis relvad need on ja milleks neid kasutatakse ja miks siis ikkagi politsei tuli ja relvad siis ära võttis nende poiste käest. Ja muidugi selle loo plussiks oli veel üllatav lõpp, et elu siis ise oli sellise lõpplahenduse kätte mänginud ja meeldis väga ka see vaataja eksitamine, kus siis öeldi, et Kirill oli viimast päeva vabaduses, meie kõik loomulikult arvasime, et vangi tema läks, aga tegelikult läks hoopis sõjaväkke. Et tore lõpp. Ja hästi tehtud seal drifti osas, kus siis poisid Bemmiga driftisid, oli kasutatud 3 kaamerat, see kõik pärast hästi kokku monteeritud, et selles mõttes oli ka tööd tehtud ja oli läbimõeldud, kuidas seda klippi kõige parem oleks esitada. Nii, siis 3. nominatsioon on viimane surmanuhtlus. Seal siis paistis silma 2 asja. Esiteks karakter, siis endine prokurör Felix Saarevett, suurepärane leid, väga hea sõnavärgiga, et põhimõtteliselt see mees selle klipi tegigi.
ja teine väga hea asi on muidugi see Patarei vangla keskkond, et mis on visuaalselt hästi väljendusrikas, noh, kõik see koorub tapeet, kõik need värvid, põrandad, lagunevad kraanikausid, et operaator oli püüdnud seda ära kasutada, aga me täpselt ei saanud ka aru, et kas see jäi natukene aja taha või mis seal juhtus, aga igal juhul selles konkreetses nagu Patarei vangla osas oli näha niisugust kiirustamist, et pärast hiljem, kui jõuti surnuaiale, et siis küll see operaatori töö paranes palju. Nii et siin visuaalselt olid head keskkonnad, aga selle tehnilise teostuse mõttes muidugi oleks natukene arenguruumi. Aga samas, kui me jälle hindame teemat, et oli leitud siis see viimase surmanuhtluse lugu, siis teema on siiski väga tugev ja nagu öeldud, siis karakter oli ka väga hea ja Kaarel Reisenbuk püsis ka oma küsimustega väga hästi kannul. Ja siis üks töö, mis jäi nüüd nominatsioonide hulgast välja, aga mida tegelikult me kõik üksmeelselt žüriis oleksime ka tahtnud nomineerida, oli siis selgitav video sellest, et kas koroonavaktsiini sees on magnet. See oli tõeliselt andekalt tehtud, väga hea idee ja jällegi suurepärane karakter, TalTechi teadlane Arvo Mere, kes siis pauhkorraga tuli kaader, kus siis Arvo Mere seisis kaadris, tal olid siin 2 lusikat põskede peal ja mingisugune münt siin otsa ees. Et noh, see oli tõesti siuke värske, mõjus kogu selle ülejäänud 27 video taustal äärmiselt uuenduslikult ja oli ka hästi tehtud. Kuigi jällegi video alguse ja lõpus oleks olnud väikest arenguruumi. Ja täna oli põnev päev, ütleme, vaadata läbi neid videoid kõik, et nüüd oli muidugi paras ports ja tegelikult nii taseme kui ka tegemise poolest oli seinast seina. Et mõned meeldisid mulle väga ja mõned olid jälle siuke, mitte ma ei taha öelda nüüd ülejala tehtud, aga oli näha, et on jube kiiresti tehtud ja polnud väga aega ega oskusi selleks kasutatud. No üks kindlasti minu meelest eraldus juba eelneva läbivaatuse ajal eraldusid Levila asjad, ütleme, teistest. Et seal oli näha, et need on tehtud, nagu ütleme, aega on korralikult olnud, kaameratöö oli väga korralik, kasutatud muusikat. Teisalt ma ei tea, kas nad sinna meie konkursile väga nagu sobisid võrreldes muude töödega. Et eriti see üks, kus oli vihkamisest rääkiv video, seal oli kasutatud näitlejaid, see tekitas algus natuke segadust, ta oli muidugi väga profilt tehtud, aga ma vaatasin pärast ka, kui seal on ikkagi selline nagu tegijate plejaad on pärast seal nimekirjas, kes seda tegid, et ta ei ole nagu võrdne selle teiste lugudega. Kirill ja Aleksander meeldis mulle selle tegemise poolest, et seal oli jube hästi, ütleme, Sander oli teinud ära kõik need relvade tutvustuse, kus oli kasutatud väga oskuslikult, oli graafikat kasutatud. Et seal tuli kõik, ütleme, õhkrelvad, kõik need stardipüstolid, kõik tulid välja, kõikide kaliibrid, põhimõtteliselt kust neid osta saab. Siis samas oli jube hästi kasutatud ära seda, et oli saadud vene kutid kaamera ette ja ta oli leidnud nendega nagu ühise keele, et nad olid nõus ennast avama. Intekas oli päris hea sellega tehtud, sellega oli vaeva nähtud, GoPro oli pandud siin armatuur lauale, autos sees oli filmitud korralikult, väljas oli kõik need driftimiskohad, et see oli väga äge. Ja teisalt mulle meeldis veel see, et see lõpupujant, kus algus ma mõtlesin ise kogu aeg, kuni tuli see PEM-i märk tuli sisse lume all, ma mõtlesin, et nüüd oli viimane päev vabaduses, et ilmselt kas pandi kinni või ühiskondliku kasulikku tööd tegema, aga lõpp oli see, et ta on hoopis armeesse saadetud. Et see oli jube hästi lahendatud selle uudiste klipiga. Ja muidugi lõpp see, et kui ta seal juba sõduri mundris oli, et see oli väga võimas. Et hukkamistöö, mis oli vanglas filmitud, meeldis mulle sisu poolest, oli minu meelest üks kõige tugevamaid töid. Ja mulle meeldis jubedalt see Intekas, mis oli selle vana prokuröriga tehtud, kuidas see ennast tavas, kuidas ta rääkis. Mis mulle ei meeldinud, oli selles, ütleme, see filmimise koht. Et kui ma siin ennem ütlesin, et Levila tööd olid jube profilt filmitud ja eriti see üks küüditamise värk, kus oli vagunid filmitud, detaile, liikuv kaamera kõik, et oleks saanud selle Levila kaameratöö sinna vanglasse, siis oleks tulnud väga super lugu. Aga seal oli näha, et ma ei tea, kas seal oli ajalimiit, oli kiire tekkinud natukene,
või ei olnud, ütleme, ma ei tea, või ei olnud kaamera, ütleme, piisavalt valgustundlik, et nii detailidesse laskuda, et see oli suhteliselt, ütleme, sellist nagu üldplaani ja ta ei andnud nagu pildiliselt väga-väga palju midagi juurde. Samas oli jälle, ütleme, kui nad läksid hiljem juba sealt surnuaeda, et see oli juba väga hästi tehtud. Seal oli, ütleme, väljas oli ilmselt, ma ei tea, kas kaamera oli see valgusjõudu rohkem või oli teine optika. Ühesõnaga, seal oli kasutatud detaile paremini juba ja see oli pildiliselt palju parem, ütleme, kui see vangla siseosa. Muidugi, mis selle loo tugevuseks oli, mulle meeldis väga see intervjuu, mis selle prokuröriga oli tehtud. Kõik see, kuidas prokurör kasutab, ütleme, seda keelt, räägib surmanuhtlusest, räägib nendest pättidest, kaabakatest või rottideks, keda ta nimetab, on ju, et ta oleks oma käega need maha lastud. Ja no, mis ta Ustimenko kohta ütles ka, et see rott ujus üle Narva jõe. Et see oli jube äge vaadata, suke vana mees on suke korralik resoluutne, mitte ei katsu olla poliitiliselt korrektne, räägib surmanuhtlust, ei tea, et võib-olla parem on, kui ei oleks, kes ta ütles muidugi kohe välja, et tema meelest surmanuhtlus peaks olema ja ta on nõus, ütleme, oma käega selle kõik täideb. Kolmas, ütleme, meeldis mulle, me siin žürii liikmetega natuke nagu vaidlesime selle üle, et tema meeldis mulle, ütleme, tegemise poolest kõige vähem. Et ta oli äge sisu oli muidugi päevakohane, kõik, ütleme, see vaktsiinivärk, eriti kui vaktsineerima hakati, on ju, et kes neid saab, siin tekkisid ka vist mingid ministri või selle kantsleriga oli mingid jamad, on ju, ja nüüd äkki saab Venemaa saadik Narvas saab äkki selle piigi kätte sealt, on ju. Et seal oli muidugi nähtud vaeva sellega, et kohal olla, jälgida seda, selgelt seal oli salaja filmitud kõik, aga kohati jäi ta minu meelest natukene nagu venima. Muidugi kõva teema oli intervjuu selle saadikuga ise, et ma imestan, et kuidas suke nagu vene mees vanem peaks nagu kogenud olema, äkki avab mingi noore reporteri ennast ja räägib kõik ausalt ära nagu oli. Et see pani mind natuke imestama või, aga noh, müts maha muidugi, et nad sellise intervjuu sealt kätte said. Üks, ütleme, vist nende video vaatamistest silma jäi, et paljud lood hakkavad kohe, ütleme, nagu lausega pihta, et seal pole isegi nagu hingamisruumi alguseks jäetud, et kohe esimesest sekundist tuleb tekst. Et tihti oli see just, et kui sa paned selle tööle, siis sul esimese pool lauset läheb kaduma, et sa pead algusse tagasi kerima ja uuesti vaatama hakkama. Et mina teeks muidugi nii, et ma paneks alguses mingi plaani, ütleme, kas selgitava mingi sellised, ei alusta kohe tekstiga esimesest sekundist. Muidugi palju oli ka sihukest nagu kõikuvat kaamerat, mis mulle väga ei meeldi, mulle endal meeldib ikkagi rohkem nagu rahulikum stiil. Et selles mõttes mulle näiteks Levila tööd väga meeldis, et see oli kõige kõvem operaatori töö oli üldse nende Levila 2 filmil. Teisalt oli muidugi samas on tore, et noored teevad ja üks, mis mulle muidugi väga meeldis sisu poolest, mis tuli ka ära mainitud, siin oli see lusika lugu, kus need nagu väidetavalt peale vaktsineerimist tekivad magnetid, kuhu saab siis lusikad ja mobiiltelefonid hakkavad inimesega külge. Et see oli väga hästi nagu lahendatud, et see mulle ka meeldis. Et Levila üheks miinuseks on muidugi see, et need eriti see üks lugu, mis oli vihkamisest, et see oli selgelt näha, et see on lavastatud. Ja seal oli kasutatud, ütleme korralikku tehnikat, korralikku filmiparki kõik, et ta ei olnud nagu võrdne nende teiste lugudega. Et see tekib juba küsimus, et mis asi ta siis oli, kas ta oli nagu mängufilm või lavastatud dok, et ta ei olnud selline nagu päevakohane reportaaž, nagu need muud olid. Kindlasti on olemas, inimestel on jube pinge peal ja kiire teha neid, on ju, et seal pole aega nii, et kaua sättida, on ju, et tihti oli see, et lähme kohale ja teeme loo ära, on ju, et meil pole aega seal kogu päev nagu oodata või seda planeerida, seda võtet. Muidugi alati on parem vaata, kui sa käid võtte koha vaatad üle eelnevalt, et sa tead, mis sul ootab seal, et kas võtta valgust juurde või kuidas seal käituda, on ju. Mis oli üks, oli see äramärkimist vääris ka, oli see harabaas, on ju, et see oli päris äge, aga see hetk, kui nad sinna majja sisse jõudsid ja näitasid neid räämas koridori ja lõhutud tube ja kõike, siis oli väljas juba nii pime, et sealt väljas ei tulnud mitte mingit valgust ja siis see punase valgusega ei tulnud nagu eriti välja kogu see õudus seal. Et see on ikkagi tiimitöö, on ju, et see ei ole nii, et reporter hakkab rääkima või toimetaja räägib, on ju, ja siis operaator üritab jälgida ta teadmata, ütleme, mis järgmiseks ette tuleb. Et noh, aga see on ideaalis muidugi, ütleme, ma ei tea, kui kiire töötempo neil tegijatel on ju, et see on alati võid ju igaste asjadega vinguda, aga noh, vahel lihtsalt ütleme aeg paneb paika selle ja pead kiiresti ära tegema.